positsioonile. Paugud ka ikka päriselt. Ma ei tea. Kus? kõrguselt ei näe. Pummu. Ja nagu te näete, siis toodi miinipildajale positsioonile. Ehk siis nüüd on vaja ainult miinipildajale suunas katta kuulmine. Krossi pood läheb limitatsiooni ja see teeb väga kõva heli. Nii et lapsed peaksid kuulma, et kaitsta oma kõrvu ja küljist. Mu kõrv. Pauk tuleb. Pauk kinni. Nii igaks juks. Oh my god. Nalja teed. No kui ta ei saa, siis olla. Sa tahad oma lapse kuulma? Tule. Kui punane üksus on ennast positsiooni nii-öelda kindlustanud, teevad oma rutiini teevad, siis nüüd tuleb. võtab tehakse 360 kraadi julgestus, vastasse suunda ja tavaliselt miinipilduja üksus on selline, mis kasutab ikkagi niisugust laskemoona, mis on päris raske, sest kindlasti peab olema selle relvasüsteemi lähedal ka laskemoona masin. Kui hakkab, siis ma kardan. Ja kui punased üksused ennast ilusti paika pannud, siis nagu te näete, tuli siniste üksuste luuredroon, mis kaardistanud meid ja kaardistama ala, markeerib ära julgestust ja tulepositsioonid. Ja see droon on siis põhimõtteliselt siniste üksusülema silmad taevas ja selle järgi saab üksusülem otsustada, millist lased selle drooni maha. Ma pean kõrvad kinni. Kõrvad kinni. Tule ju seda pauku, ma ei saa aru kaua lähe. Nad otsivad vaenlasi. Kas vaenlased on? Mõtle vaenlased on siia. Vaenlased oleme neid. Oi! Auto tuli. Saavutada tule ülekaal, et vastane sinised üksused kaasa. Ongi päris seda. iga põõsast pilistab. Kui sa vaatad põõsast, siis seal hakkab tore. Kõik said surma. Kõik said surma vist.
Nad said surma mängul. Lasti maha need. Pomm ei käinudki vist. väga siit täna saabki vist mingi aasta nemad peavad siis väga hästi koordineerima, nad peavad liigutama seda tuld. Pahalased lähevad sinna poole. Ja nende grupp edasi liigub, vastavalt selle liigutatakse ka tulejoon edasi. Kes on Eesti ja kes on kes? Ja kui on liigutud vastavalt andma esmaabi oma võitjatele, kes on saanud siis Jooksevad seal. Nad jooksevad ju seal, äkki need on nende tiimid. Sa oled päriselt surnud. Nad kõik jooksevad sinna, nad lähevad sealt selja tagant lähevad. Need on need pahalased. Esimene abi lahinguväljal antud tavaliselt. Nad tulevad. Need, kes on pihta saanud, evakueeritakse kas telkmanki peal või väga käepäraste vahenditega lahinguväljalt ära natukene turvalisemasse kohta, seal pannakse nad sõidukite peale. Üldjoontes ideaalmaailm oleks see, et meil tuleb mingisugune meditsiinimasin, mis viib ära, aga kuna lahinguväljal väga paljud masinad saavad pihta, Nad tulevad inimesed. läbitavad ja mõned alad ei ole läbitavad, siis tihtipeale on vaja seda avatut vedada väga pikka maad ja Pahalased tulevad. on see päris keeruline ja raske. Ehk siis see on nagu oluline, et kõikidel sõduritel peab olema füüsis ikkagi päris hea. Ja kui esmane on antud, siis tavaliselt kutsutakse meditsiinipersonal vastu, siis võtab selle haavad üle, stabiliseerib, siis teeb niimoodi, et olukord oleks enam hullemaks ei lähe ja juba läheb Mis see troon siin õhus teeb? aga igal sõduril peab olema Pahalased tulevad kohe või? eluliselt oluline vahend. Kui on haav, siis üldjoontes Ristlevad riik. seisma ei saa, seda naastrit peale kanda. Need on nagu on nagu mida. Nendel on kuulid, need asjad, et kuul ei saa tulla sealt. Üks on surnud nüüd siin. Siit kaugelt ei kuule, eks teie kuulete lähemalt võib-olla varem. Üldjoontes on sõdurite varustus ja relvastus niimoodi peab olema väga vaikne ja siis relvadele lambrid, mis on metallist teibitakse üle, et koliseks. Ja nagu te näete, siis Matsi peal tuli julgestama nüüd kuulipildujaga toetusmasin. Ehk siis katab ohtlikku suunda. Mis nad teevad nüüd, valvavad? Selle jaoks, et saaks teha korda, üleselt tulla siis naabatele järgi. Kas nad tulevad ka pahalased või? Välek on ju. Ikka midagi toimub. Nagu pahalased tulevad. Loomulikult julgestusmasinad, samamoodi ka miinipildujad, mis tulid siin alguses välja, ei jäänud tegelikult kunagi niimoodi lageda platsi peale, vaid ikkagi otsitakse varjet. Varje on põhimõtteliselt sõduri kõige suurem sõber. See on ainukene võimalus, et otsetulerelvad ei saaks tabada. Ja praegu lihtsalt mängisime selle olukorra niimoodi, et see masin tuleks siis julgestama siia samasse lageda platsi peale. See ei tähenda seda, et see taktikaliselt kuidu oleks õige. Pahalased vaatavad läbi. Praegusel hetkel me lihtsalt teie pärast teeksime sinna, muidu oleks olnud varjes ja ainult kuulis ja torn oleks olnud väljas, siis oleks seda ala katnud. Võtakse teised relvad ära. Võetakse relvad ära. Pahalased võetakse relvad ära. näitavad on see viga. Erinevad lahingurutiinid siis käivad tavaliselt on selles, kui on olnud tulekontakt, siis toimub selline asi nagu riorg, mis tähendab seda, et mõned sõdurid rohkem
rohkemat aega, kasutavad rohkem laskemoona Ikka ära ja käib. need sõdurid, kes tulekontaktis võib-olla nii palju ei olnud, siis kulus laskemoona vähem ja kui olukord on nagu rääkida, siis tuleb kes on tulnud selliste masinate peale ka meedikud juba, need on juba siis väga konkreetselt väljaõppega meditsiinitöötajad, kes siis suudavad Kiirabi tuleb. stabiliseerida selle olukorra Häda. vastavalt sellele, kas on siis tegemist kuuli, haava või Lähevad. mürsupilluga. Et siis oluline on, Viivad autosse. et me saaksime selle inimesed lahinguvälja stabiilsed ära, et saaksime viia ta haiglasse, siis kirurgid ja muud Päriselt sai. spetsialistid saavad temaga tegeleda ja tema elu hoida ja päästa tema elu ja tervist. Mis on? Kus? Kus sa näed midagi? ja kui tõstetakse, nagu näete, Aa, siis pildist või? kannatanud otsitakse meeskonna liikmete poolt. Viidakski niimoodi ta autoga. evakuatsioonimasina juurde, Mikke! siis meedikud Veel tuleb kohale. jooksma, viiri või mida iganes siis On vaja on. võidetud. Kui vaja on, siis pannakse ka veri jooksma ja kannatavaid. Veri pannakse jooksma. ma ei tea, praegu on see 46 minti käib. vähegi transpordikõlblik, siis lüüakse uksed kinni ja sõit algab siis järgmisesse punkti. Lähebki minema. punkte on alates rindest eemale päris mitu tükki ja sellepärast ongi ju Läheb kaasa. on vabatahtlik organisatsioon, vabatahtlik riigikaitseorganisatsioon ja need on need inimesed, kes